Raha ei lahenda rahaprobleeme. Ehk sa ei saa halba rahajuhtimist ravida suurema hulga rahaga. See mõte kätkeb endas olulist tõdemust inimese suhete kohta rahaga ning viitab sellele, et rikkus üksi ei ole lahendus rahaliste probleemide korral. Eriti, kui on tekkinud halvad harjumused või vastutustundetu raha kasutamine. On oluline mõista, et raha on vaid vahend, mitte eesmärk iseeneses. Ometi on inimeste hulgas levinud arusaam, et rikkus võib lahendada kõik mured, sealhulgas ka rahalised. Seetõttu võibki olla kiusatus arvata, et kui meil oleks rohkem raha, siis kõik meie probleemid kaoksid iseenesest. Ent tegelikkuses ei ole asi nii lihtne. Halb raha juhtimine on probleem, mis ei kao iseenesest isegi siis, kui rahalised vahendid suurenevad. Kui inimene ei oska või ei taha õppida vastutustundlikku raha kasutamist, siis suurem rahasumma ei muuda tema käitumist ega lahenda rahalisi probleeme. Pigem võib see olukorda halvendada, kuna suurem kättesaadavus võib kaasa tuua veelgi suurema kulutamise ning võlgadesse sattumise. Lisaks võib suurem rikkus kaasa tuua uusi väljakutseid ja kiusatusi. Inimesel ei kao kuhugi soov ja tahe elada üle oma võimete, kulutades rohkem, kui teenitakse. On naiivne uskuda, et suurem sissetulek kompenseerib kõik üleliigsed kulutused. See viib tegelikkuses olukorrani, kus inimene satub veelgi sügavamatesse võlgadesse ja majanduslikku ebastabiilsusesse. Ehk siis, mida suuremad vahendid, seda rohkem on võimalus endale suuremaid võlgnevusi tekitada. Halva rahajuhtimise probleemi süvenemine suurema rikkuse saamisel võib mõjutada ka inimese vaimset tervist ja üldist heaolu. Pidev muretsemine raha pärast, võlgadesse sattumine ja majanduslik ebastabiilsus võivad kaasa tuua stressi, ärevust ja isegi depressiooni. Seega võib suurem rikkus tegelikkuses tähendada suuremat koormat vaimsele tervisele, mitte ka lahendust rahaprobleemidele. Lõpuks on oluline mõista, et raha üksi ei too kaasa tõelist rahulolu ega õnnetunnet. Kuigi materiaalsed ressursid võivad pakkuda mugavust ja turvalisust, on õnn ja tänutunne pigem seotud sisemiste väärtustega, nagu armastus, suhted, eneseareng ja millegi tähendusrikka saavutamine. Seega on oluline mitte keskenduda üksnes raha kogumisele, vaid leida tasakaal materiaalsete ja vaimsete väärtuste vahel ning õppida vastutustundlikku raha kasutamist ja leida rahulolu ka muudest allikatest. Rahaprobleemidest päästab meid ainult see, kui me õpime raha vastutustundlikult kasutama. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!